Tere tulemast vaatama taas kord Petrolheadsi podcasti. Mina siin Janne, minu kõrval Henri. Aitäh loomulikult meie toetajatele, Balterile ja Glassdrive'ile. Ja täna oleme taas tagasi tulnud Harri Lillevarre juurde, et rääkida, kuidas läbi laiali laskmist jõuda tähtede suunas. Nii et kuulama! Tere taas! Tere! Et nüüd täna jõuame ehk siis ka päris kiirendusautodeni. Jah, et eelmine episood lõpetasime nii-öelda Wisefabi kitiga veel kiirenduse peal. Rida 6 mootorilt. Siis hakkasid ehitama nüüd päris asja aastal, mis? Me jäime 2018 lõppu. Ja sealt läks siis nagu nii nimetab päris autoehituseks. Sai õige kiirenduse nõuetele vastav puur sisse tehtud. Sai nina tehtud ühte tükki. Ja kuna oli tuuring, siis sai ka tagumik tehtud ühte tükki. Ja kuna mul on üks väga äge sõber nagu Simdan, kes on väga haritud ja tark igasuguste autode koha pealt läbi ajaloo ja tal see mõte lendab kuidagi, siis ma ei tea kuskilt tuli mõte, et aga teeme nagu vanal Lancial selle tagumiku niimoodi üles käivaks. Ja see sai ära tehtud. Jah, niimoodi, et peale ust käis kogu tagumine osa plõks niimoodi üles. Ja mida träägiautol seal taga üldse tegema peaks, et see peaks ära käima? Kütusepaak oli seal ja lihtsalt äge ju, tegelikult träägiga ongi üks asi, mida väga paljud mida ei mõista inimesed. Ongi see, et tegelikult träägreis on 60–80% mehaanikute spordiala. Et sa saad sõita, aga kui sa tahadki nagu sellisel tasemel seda teha, siis sul peab olema ka endal see huvi käed mustaks teha. Ja kuna minu jaoks suurem osa seda asja ongi see ehitamine, et teha midagi uut, teha midagi ägedat ja siis sõitmine nagu boonus lisaks, eriti suur boonus, kui veel tuleb ka tulemust, on ju. Siis sellepärast nagu... See on tõestus ehitusele lihtsalt. Jah, täpselt. Ja see on ka põhjus, miks võib-olla mingeid asju oleme siis üle võlli ehitanud või samamoodi, et see ots ei peaks niimoodi, tagumik ei peaks niimoodi üles käima, aga nagu äge on ja midagi teistsugust ja nagu enda jaoks midagi sellist, mida ta enne teinud ei ole. Enda autoga on alati see, et seal sa saad nagu ehitamise mõttes hulluks minna. Ja sa saad nihutada piire, see ei pea olema mingi raami sees. Et kliendiga on alati see, et on konkreetselt kas see asi või nii või nii või nii, on ju, aga enda autoga on see, et sa saad seda plaani muuta ja sa saad nagu palju laiemalt seda asja vaadata ja nagu teistmoodi teha, vaata. Ja kliendile peab lõpuks selle kõik arveks tegema, eks ole, et aga endal puhul sa oma töötunnid kirjutad korstnasse. Jah, et ongi see, et nagu kuna endal on ju huvi ja tahtmine teha, et enda autoehitus, jah, loomulikult on päevi, kus tuled ja enne võistlust ammud ristis teed, on ju. Aga ikkagist 95–98% ajast ma ehitan sellepärast, et ma tahan ehitada. Siis see on hoopis niisugune teistmoodi nauding ja eneseareng, vaata. Ja ka sellest on siis tulnud see, et mingid autosid nagu üle võlli ehitada või kuidagi nagu mingite asjadega minna nii, nagu kas klassikalisest träägressis ei tehtud või. Aga siis saigi 2019 aastaks sai ehitatud nagu õige niidetud kiirendusauto. Jah, ta oli veel jätkuvalt 39 tagasillaga ja jätkuvalt oli Wisefab ees. Ma olin sellega nii ära harjunud, vaata, et kui sa oled sõitnud, sa oled BMW kappi sõitnud, on ju. Sa oled harjunud sellega, kuidas 36 ringrajal käitus. Ja kui sa tahad nüüd uue platvormi peale minna, siis sa hakkad mõnes mõttes nullist õppima seda asja, et seda tunnetust asja tekitada. Et kuna mul oli see tunnetus nii hästi olemas, siis ma ei näinud nagu vajadust muuta seda. Et kuna see hetk oli ikkagi pigem veel väike slikk all, siis oli nagu fine oli sõita niimoodi. Aga nüüd siis tehnika poole pealt sa kasutasid endiselt seda rida 6? Jah, oli BEM-i rida 6, sai mindud lihtsalt väga suure turbo peale, sest Matil jäi üle ja suurem on alati parem. Väga ühtlane muster, kõigepealt jäi Otil üle, siis jäi Matil üle. Ma ütlen ausalt, ma olen väga palju minu ehitamisi ongi ikkagist teiste vanade juppide peal. Et seda korda
et minna mingit suurt kallist asja poest ostma, seda on pigem vähe, sest et lihtsalt kui tahta seda asja teha, seda eelarvet ei jagu. Sest noh, poleks selliseid sõpru, sellist tiimi ja läbi aegade siuksed sponsorid, kes mul on olnud ja abilised, ma ei oleks elu sees nagu sinnamaani jõudnud sellega. Et see kõik on tegelikult meeletu kompromisside rada. Kui nad tahavad teha, siis ikka nagu surud ja teed ja proovid kuidagi. Aga oligi, siis läks 80 mm turbo sinna otsa juba, siis oli nitrot vaja, jätkuvalt oli manuaalkäigukast. Bemmi diislikast või? Bemmi diislikast. Ja 2019 hooaeg tegelikult üle kivide ja kändude, kuna läks uus sidur, mis oli 3-kettaline Tilton, samamoodi Mati vana sidur, siis see oli täielik poolteli tapja. See hetk kardinate taga oli alles Wisewabi teljed olid arenduses, et mul ei olnud nagu see, et mingit head lahendust sinna poolteljega ka. Et siis läkski kogu hooaeg niimoodi, et kas poolteljed puruks või siis oli stardis liiga vähe jõudu pandud, et tõmbas kinni. Aga suure hädaga sai 9-6 ära sõidetud ja iseenesest oli nagu äge hooaeg ja superkomp klassis sai ikkagi 3. koht ära toodud. Ja sealt edasi siis mõtlesime, et noh, siis 2019 vastu 2020, et noh, et teeme nüüd asja õigeks. Kuna puur oli õige sees, rauatööd mõistame teha, siis sai autol põhi alt ära lõigatud, tehtud põhitoru peale, tagumine saba kõik toru peale. Miks see hea on? Et paigaldada talasild. Ehk siis nii kõige klassikalisem kiirenduse sild, mida kasutatakse. Korra siia vahele küsin, et mis klassis sa sõitsid nendel sellel ajal siis muidu? 2018 sõitsin Super Streetis, 2019 alustasin Superkassis, aga liikusin kohe kiiresti Superkompi edasi, sest ma nägin, et see Superkassi indeks läheb lõhki. Ja mis läks ka. Ja siis korra siia ehituse osas veel küsin, et kas seal nagu nii suure modifikatsioon nagu see, et sa lõikad põhja maha ja paned ainult toru peale, et see on seal juba okei on ju? Jah, Superkombis on see täiesti okei. Isegi tegelikult Superkassis on see täitsa okei. Vahe on peamiselt siis nendes nii-öelda kiirusindeksites, et kuhu maani võid sõita teatud klassis. Ja kuna meil on, Eestis on klassid suuresti sama nagu ülejäänud maailmas, Ameerikas, Skandinaavias, siis on ka mingisugused välja kujunenud asjad, et näiteks Superkas klassis sul peab olema pigem originaal tulemüür ja originaal esimene ots, aga tulemüürist tagapoole võib olla juba toruraam ja back half. Sa mõtled siis nagu tegelikult ettepoole nii-öelda? Ei, tulemüürist ettepoole on originaal, tulemüürist tahapoole. Tahapoole ehk siis juhi poole? Jah, on siis toruraam. Et seal käib just niipidi. Ja siis sai see kõik toru peal tehtud ja kuna eelarvet ikka ei ole ju, siis ei olnud võimalust seda õiget Fordi 9 silda sinnast. Ja siis rääkisin ühe hea tuttavaga, kes on äärmiselt pädev maailmatasemel sillakinemaatika insener. Ja temaga koos leiutasime sellise asja nagu Bemmi diffri baasil talasild. Täpselt. Kuidas? Räägi meile läbi. Mis poolteljed sinna siis nagu? Kust on poolteljed? Okei. Kui ma seda rääkima hakkan, siis me ei jõua täna millestki muust rääkida. Ühesõnaga, põhimõtteliselt oli talasild valmis keevitatud ja see Bemmi differ, kui muidu diffril on tagagaas, mis siis isoleerib diffri ära ja kinnitatakse sillatala külge, siis tagakaane asemel oli sileplaat, mis läks otse ja polditi siis selle nagu talasilla korpuse sisse. Ja siis läksid mõlemast otsast sisse pikad poolteljed, mis siis tihendasid diffri ära nagu tavaline see karikaski. Et see oli niisugune huvitav kooslus ehitatud. Aga mis selle eelis siis on, et tal on vähem nii-öelda painduvust või liikuvust? Sa saad teda hoopis teistmoodi reguleerida kui tavalist sõltumatut vedrustust ja ta kiirenduse maailmas töötab oluliselt paremini. Ja kuna oli see pooltelje probleem ka, siis selle lahendusega sai ka mõistliku rahas custom poolteljed, mis nagu peaks seda valuga ka vastu pidama. Kas need tehtud poolteljed olid siis baseerusid mingil olemasoleval autolahendusel või? Ei, täiesti custom. Nullist täiesti custom, niimoodi, et sai tehtud Kahur Speedshop tegi need Horvor Supreme materjalis, kui ma õigesti mäletan, ja lõikas siis vastavalt minu mõõdule, tegi tükid valmis
ja lõikas siis difri poole selle klassikalise Bemmi karikanuudi ja väline ots tuli siis sama nuut, mis on Bemmi 3 diisli väline ots, sest siis sai seda sama laagrit kasutada ja niinimetatud Bemmi tükkide baasil, et ülejäänud nagu kõik klapib kokku. Ja siis oli hooaeg 2020 hakkas paistma, paljude lemmikaasta. Ja esimene võistlus jäi ära ja lõpuks siis see seis oli selline, et avalaks ja võistlus toimuvad juuli alguses koos. No vaata, kui palju ehitusaega juurde tuli. Ja sellega oligi see, et enne jaanipäeva auto oli valmis, käis, sild rippus all. Harukordne, eks ole, et pea Ja. kuu aega ennem võistlust on kõik valmis. Ja, aga mida ei olnud, oli pool teleid. Aha. Ja siis Kaur oli need ilusti õigeks valmis teinud, oli need termotöötlusse viinud. Aga Lõuna-Eestis üks termotöötlus koht oli läinud kollektiivpuhkusele kuuks ajaks. Ja siis, kui nagu suudeti välja uurida, et millal teljed tulevad, siis öeldi mulle juuli lõpp. Aga mul on enne võistluse ees. Ja mul oli suur paanika. Mul oli nagu päriselt paanika. Ja kuna Semu Johannes Jürisson oli just ehitanud endale üliilusa niinimetatud asfaldi toruraam kartpagi, kuidas tegelikult vist isegi ma ei mäleta, mis selle asja nagu õige nimetus oli. Jah. Aga noh, tal oli see nagu filigraanselt ehitatud, et torud tegi ta siin ise 46 baasil, et oligi võetud nagu E46, mis oli nagu niimoodi kere pealt maha lõigatud, et oli originaal tagasild, originaal esisild, tema etis isegi originaal tulemüüri, siis ehitas sinna toruraami peale, et nägigi välja nagu asfaldipagi on ju. Ja põhimõtteliselt 1,5 nädalat enne esimest võistlust mul oli töötav tehnika, kõik oli valmis, käis, aga mul ei olnud pool telgi ja ma tahtsin sõita. Ja siis üks hetk tuli järsku mõte, et üks Semu vana Raibe 39 vedeleb mul siin väljas, mis peaks MX-isse minema. Aga oota, ma sõitsin enne ju 39 tagasillaga. Mul on õige differ, mul on veel pool teljetasud alles. Kui nüüd võtaks selle 39, lõikaks samamoodi pealt tühjaks, paneks tagasilla, võtaks minu kardaani, paneks selle, siis paneks kasti, paneks mootori, paneks mingid torud peale, et oleks niinimetatud superkomplegaalne, paneks nädalaga siukse hulluse kokku ja läks sõidaks. Siis kõik olid vastu. Kõik ütlesid, et see on lollakas. Ei. Jumal tänatud, et veel võõrad ei teadnud sellest asjast, et seda midagi, siis oleks päris sõimama hakatud. Aga vahelduva eduga ma ütlen ausalt ja ma tunnistan seda, et ma olen väga kangekaelne tõbras nagu oma mingite asjade koha pealt. Ja minu jaoks ei olnud nagu variant, sest see hetk oli Hydroscand oli sponsoriks, olid veel nagu häid toetajaid ja juba nagu nende ees oleks olnud nagu häbi, et kuidas jääb sõitmata. Teiseks on see, et talv läbi oled ikkagi pingutanud, vaeva näinud, ohverdanud mingeid asju ja elus esimest korda on see, et sul on nagu enne hooaega on auto valmis. Kui nüüd 2,5 telgi välja arvata, siis oligi see, et nagu minu jaoks nagu ei olnud lahendus. Aga see ei olnud nagu lihtsam variant, et nagu, ma ei tea, panna see varasem nii-öelda tagasilt tagasi alla ja lihtsalt sellega ära sõita. See variant käis laua pealt ka läbi, sest et ma mäletan väga hästi jaanipäeval me tiimipostiga istusime ja rääkisime nagu kõike maailma variante läbi, kuidas, mis, mida teha. Ja minule isiklikult tundusid ikka just see hullus ehitada on kõige mõistlikum ja kõige õigem. Äkki see oli lihtsalt et sulle meeldib? Eks see on ka see, et mulle mingi sükest nagu lisaadrenaliin ja sükene jälle midagi uut huvitavat. Ja reede siis 8 päeva enne võistlust mul tuli Semu siia, koos oma 12-aastase tütrega tõmbasid selle 39 ribadeks, salongi asjad välja. Ja siis vist laupäeva õhtul tuli teine Semu siia. Ma veel tegin klienditööd ja Semu hakkas garaaži ees seda autot tükeldama. Ja vist laupäeva
õhtuks oli seis niimoodi, et see tühi veerev kest oli toas ja träislik oli korraks alla pandud. Ja pühapäeval siis hell break loose. Niimoodi, et sai seda kere veel saetud. Oota, võistlus oli siis järgmisel nädalavahetusel? Jah. Niimoodi, et 6 päeva oli võistluseni aega. Aega küll ju. Minu iga päev algas sellega, et ma helistasin järjest kõiki semusi läbi, kes oleks vähegi siin kandis või kuskil natukenegi lähi 50 kilomeetri raadiuses niinimetatult. Jumal tänatud, et see oli siuke puhkuse nädal paljudele inimestele. Ja kes nagu vähegi mõistaks midagi teha. Lõpuks selle nädala peale käis 30+ inimest garaažist läbi abis. Ja saigi siis hakatud ehitama niimoodi, et esmaspäeva õhtuks mul oli puuri baaskonstruktsioon paigas, juhi iste paigas. Ja kui me hakkasime mootorit paika mõõtma, siis tuli välja, et mõte oligi see, et me võtame õige auto pealt kogu tehnika maha, kõik, mis on mootori käigukastiga seotud, me mitte midagi ei muuda, vaid me ehitame selle kere vastavalt sellele. Ja täpselt see koht, kus 39,5 raam eest üles pöörab, täpselt selles samas kohas oli turbo. Et mootor ei hakka kuidagi vahel istuma. Kiire otsus, sirge latt peale, sirge lõige, põmm. Kogu nina saagisime maha. Pool raami otsasse said 3 plekist keevitatud plaadid. Ja siis võtsin riiulist toru tunde järgi lõikasin niisugune 1,5 meetrit jupid. Keevitasime need otsa, tegime ise toruraamil ninalausse sinna. Samamoodi Bemmi silla baasil siis. Et venitasimegi silla vahe nii pikaks kui vähegi võimalik. Ja siis tuligi täpselt niimoodi, et kuna oli nii kiire, polnud veel raha ka, et tagasilla puksid jäigaks saada, siis sai lihtsalt klaasiliimiga puksid täis lastud. Vanad õõtsad asjad, tifrid põmm külge, kardaan, kast sai kinni pandud, mootori puskraanaga sai mootori käppadele kandurid tehtud ja niimoodi läks kogu asi paika. Ja reede vastu, aga kõige pullim oli veel see, et naabritel, kes siin tegelevad põllumajandusliku poolega, neil oli esmaspäeval vaja keevitada midagi. Siis kui nad tulid garaaži, vaatasin, mida ma korraldan, mul oli vaja linna sõita veel toru tooma. Siis nemad hakkasid oma asju seal puhastama tegema, ma käisin linnas ära ja see, et naabrid tulid korra niinimetatud keevitusabi paluma, see kulmineerus sellega, et naabrimees oli mul laupäeva hommikuni abis. Kas aitas mingit plekitükki lõigata, aitas toru otsa hoida, tegi poistele kohvi, oli moraalseks toeks, tema püha ülesanne oli see, et mind iga hommik üles peksta. Sest et ma olin iga päev ju mingi 5-6 siin umbes, 4-5. Ja lõpuks reede vastu laupäeva, ma mäletan jumast hästi, mees ise on jumala väsinud, istub garaažis, vaatab, mis me teeme ja lihtsalt on nagu valvav ja moraalne tugi. Ja lihtsalt räägib juttu, et nagu natukenegi oleks. See on ülioluline, päriselt nagu see on ülioluline, et on mingi siuke inimene, kes peale passib ja... Spirit animal. Just ei on. Pluss oligi see, et ta selle aja jooksul, selle nädala jooksul vist ma arvan mingi 5-6 korda käis Sau Hüdroskenis. Lihtsalt oligi see, et kuna Hüdroskend oli sponsor, siis oli väga lihtne, võtsid telefoni, helistasid Sauele, rääkisid juttu ära, mul semu tuleb järgi ja siis niimoodi see käis kõik. Ja lõpuks laupäeva vara hommikul saime käima auto, tegin ümber maja tiiru ära, aga kuna mul oli gaasipedaal, ei olnud trossiga, vaid oli hoovaga, et põhimõtteliselt pedaalist otse läbi tulemüüri oli hoob, mis lükkas trotlet. Ja see pedalboks ei olnud seal põranda küljes kõige nagu pädevamalt kinni, et see, et kui ma pidurit vajutasin, ta lükkas gaasi peale. Siis tegin majale tiiru ümber, see on siis peaaegu 100 meetrit sõitsin tuppa sisse tagasi, ma ei tulnud autoska välja, keerasin auto kinni, siis Ander Lomp oli ka siin, ütles Anderile toonud keevitus ja anna tuletekk mulle. Ma olin lühikestes pükstes, viskasin tuletekki omal jalga peale, võtsin keevituse lihtsalt tuugalt läbi pulbervärvi ja põhjamastiks ja keevitasin selle pedalboksi sinna põhja külge kinni. Ja see on siiamaani seal põhja küljes. See auto on alles veel? See raam on moos. Päriselt või? Jah. Lauri Kuriksi esimese auto kõrval. Väga lahe. Põhimõtteliselt 1,5 nädalaga ehitasid uue auto sisuliselt? Nädalaga, suuresti nädalaga. Okei, nädalaga. Ja mitte ehitasin, vaid ehitasime. Okei, ehitasite tõesti. Ma räägin, see
kogus inimestest, kes siin käis, see oli meeletu ja see nagu inimeste panus nagu üksi, ega lõppkokkuvõttes üksinda kogu seda võidusõidu projekti mul oleks kunagi nagu ära vedanud niikuinii. Kuidas võistlus läks? Esimene start oligi vihma sadas. Laupäeva õhtuks saime starti. Esimene start, pool telk puruks. Ja kuna ikka Hiina jupid, kõige paremad jupid, uus kütusefilter oli Hiinamaalt pärit, siis olid pilusilmsed disainerid olid väikse vea teinud. Kütusefilteril kütuse rõhu all ennast pooleks. Selge, ilma filtrita sõit siis. Autoboksi, päev läbi, koju, uued pooltelet kaasa, kütusefiltri jaoks sirge, jupp vahele, pühapäeva hommiku kiltsile, asi kokku, sai kvall läbi sõidetud, aga kuna sadas ja pooled mehed olid loobuk andnud, siis esimese sellikas oli soolosõit. Ja mida on raske kaotada? Mida on raske kaotada. On mehi, kes on seda teinud. Sa ei tohi punast võtta vaata. Ja siis sai finaali Joosep Järve vastu. Aga sillast end oli silma järgi tehtud. Nii et see auto laperdas nii jubedalt, et nagu endal oli hirmus. Aga sai mingi madal 10 sõidetud. Amordid olid päris auto küljest? Ja kogu tehnika oli päris auto küljest. Selles mõttes see osa oli vähemalt normaalne? Ja selles mõttes kõik oli ohutu, lihtsalt ratta kokkujooksud, kalded asjad, see oli põhimõtteliselt silmärgi keeratud. Aga 39 tagasillas on neid kaikaid piisavalt palju, et seda nagu silmärgi on pigem keeruline heaks saada. Ja sai finaali Joosepi vastu. Nii kui tuld nägin, läksin minema, jõudsin finišisse, pidurdasin maha, vaatasin Joosepit pole. See oli see... See sõit või? Ei, see oli aasta hiljem. Okay. Ja Joosep oli purni ära teinud ja valesse joonde tagasi tagurdanud. Nii et nii, kui tema stardis siduri päästis, tal keeras auto risti. Mina mõtlesin, et ta läks katki või midagi, et oli natuke, ma ütlen ausalt, tegelikult oli nagu sitt tunne. Et nagu, võit on nagu võitsid on. Ja, aga see ei ole... Aga et see ei ole see võistluse käigus. Ja siis, kui autasustamine oli, siis Joosep viskas käppudes ka, et see on aus võit. Sest et tema ise tegi sõitja vea, vaata. No, tegelikult küll, jah. Ta ütles ka, et tehnika ei pidanud alt, tehnika on kõik terve. Tema tegi stardi vea ja puhtalt tänu sellele ma võitsin. Ja see oli Eesti esimene esikoht mul Eestis. 7 päevaga ehitatud autoga. Siis sai Dünos käidud uuesti. Nüüd selle samaga siis? Jah, sest et pool teljed ma saan alles järgmisel võistlusel koha peal kätte Tartus Speedestil. Ei hakka riskima ka, on jah? Pole varianti, ma pean... Mootor tuleb ära Dünoda, eks? Jah, et Janis Piiritalo tegi Düno vihaga, see on otseses mõttes vihaga tõmbas 520 kilovatti ratast sellest M50-st. Ja tal oli ka hirmus. Tal oli nagu, selleks hetkeks me olime seal maal, kus meil Janis ütles, et ta on siia süüdet rohkem keeranud, kui ta Audidel keerab. Meile peale tavalist M50 juba minestab ära. Meil oli 80 mm turboga, millega me puhusime 3 barri üle rõhku peale. See auto sõitis etaga? Puhta etanoliga. Intercoolerit ei olnud. Ja me lasime sinna veel nitrot stardist lõpuni 120 eppa peale. Nitro ja mõnes mõttes jahutab maha jälle. Ta aitas jahutada, aga lõppkulminatsioonini me jõuame. Ja siis oli Tartu võistlus. Selleks hetkeks sain Vaissavi pool teljed. Aitäh Tarmole, sest et ta tuli nagu väga kõvasti vastu mul nendega. Ja läksime Tartusse. Tartus sai kvallis madalaid 10 sõidetud, mis oli nagu väga üllatav. Ja see oli nüüd siis auto selle kartautoga? Ja see sama. Selle auto hüüdnimeks sai Telling. Ja see oli selle sama tellinguga. Ja sai sõidetud madal 10, sest et ta oli, selle auto võistluskaal oli 940 kilo koos minuga võistluskaal. Ja 54% kaaluatust oli taha. See sillast end tehtud, Düno tehtud, Tartus sai mingid 10 sõidetud kvallis. Esimeses sellikas läksin Johannese vastu. Ehk siis oli ilus tuumpagi. See oli see kole kokku oksendatud.
telling. jah, telling. et keegi naeris ka veel, et Graamo tellingust on veel see puudu, et oleks need betoonijäägid, segujäägid seal peal. Need torud oleks võinud omavahel olla nende lukkudega kinni, vaata, klõpsudega, tellingu klõpsud. seal oli ka mingeid siukseid asju, selles mõttes torud olid keevitada, mingeid asju oli ikka need oleks võinud sinna peale keevitada, need lukud või need. väga ilmilikult oli lahendatud seal ikka pooled asjad. Ja esimene sellikas oli Jussi vastu. Juss oli ilmselgelt aeglasem, et ma pidin lihtsalt vormistama. Ja teise sellika ringis ma sain endale vastaseks ühe Läti mehe Jooliku. Aga kõik see aeg, mis ma olin käinud Lätis ja Leedus ja igal pool ennem, siis ma olin Joolikuga enne väga palju sõitnud, üks väga kiire S2 ja ma olin iga kord kere peale talt saanud. Ja siis oli koduvõistlus eliminaatorist tema vastu. Ja siis oli see, et ma ei ole nagu päri, et ma nagu kodus talle kaotus ära annan. Ja siis sai joostud ja hüütud, et Janis tule appi. Janis ütles, varsti tulema, ütlesin ka, et ma Jooliku vastu minek, et nüüd on vaja kraanid lahti keerata. See oli murdosa sekund, kui Janis oli ühest lennuvälja otsast minu boksis ja tegi arvutiga oma matchikud. Sai starti mindud, suure, ma ütlen ausalt, räme närv oli sees. Nagu räme närv oli sees. Tagurdades, peale burnouti tagurdades tegin vea, nii et ma ei jäänud enda burni jälge. Nii et stardis, kui ma läksin, ma jäin Joolikus kohe maha. Aga kuna see telling töötas selle mitte prepitud pinna peal nii hästi, siis ma suutsin ennast mööda sõita. Nii et lõpp 247 oli lõppkiirust ja ajaks 9.8 asfaldi peal. Kas selle autol esiklaas oli? Jah, Poluretaanist sinna midagi pandud. Ja seegi, eks ole. Aga tõmbe lõpus, kui hakkasin tagasi sõitma, siis Olgets tänk ajas üle. Ja mootor tegi veel üllatavalt okei häält, aga said aru, et midagi on valesti. Läksin boksi, ütlesin poistele ka, et nüüd on pahasti. Janis oli ikka arvutiga kallal kohe. Poisid tegid kiire õlivahetuse, ütlesin ka, et ärge hakkaks seda varju pakkimagi, et võtke küljest ära, vahet pole, et nagu mootor on nagu päriselt viga saanud, et pole mõtet nagu tapma minna. Paneme varju külge, et ei näita, et lähme kaotama, vaata. Et finaali Joosepi vastu jälle. Okei, vahet jälle. Istun juba autos ja siis tuleb Janis, mis seis on, ütlesin katki. Ja siis tuleb Mati Põld. Harju, mis on? Mõtlesin, et konkreetselt öeldes on perses. Midagi on, kaan on katki või kaane tihend on ära või midagi on paha, sest et nagu vedelikud on juba pooleldi segamini, vaata. Jahutus veel töötab, et temp üles ei lähe, aga paha on, vaata. Ja Mati vaatab otsa mulle, ütleb selle peale, Harju, lahja või laiali. Siis ma väga ebaviisakalt palusin ta lahkuda. Ja siis istusin selle autos, siis käis seal veel igastas agressoreid. Katsusin seda nitropudelit, vaatasin. Soe. Vaatasin, kedagi ei ole. See, et nupupaneel oli mul siin kohas. Sest et vana auto juhtmestik oli pandud niimoodi peale, et kuhu midagi ulatas sobis. Siit lükkasin selle nossi soojenduse jälle peale. Ja siis panime auto käima ja siis mehaanik küsis mult, et mis saab? Ma ütlesin talle selle peale, pohku paneme täiega. Ja siis ta sõna otseses mõttes trampis minema nagu tige vana inimene ja kuulsin, kuidas ta kõva häälega enda ette pommises, mina ei korja neid kepsesid üles. Sai burnout ära tehtud, starti mindud. Joosepil, tal oli vist mingi väike boosti häda. Aga ma mäletan nii hästi seda sõitu, sest et kraanid olid jätkuvalt tahti, täis jõud pähe, kõik nii nagu on ja see asi vibas nii hullusti ja ma üritasin hoida ise paremat jalga lukus, et ma ei lase maha, sest ma kuulen, et Joosep on väga lähedal, aga ei, pärast logist vaatasin, et juba instinkt oli, juba käis tegelikult gaas korra maha, finišist üle 9.6 mis oli nagu ulme aeg. Mis see klassiindeks oli? 8.9. Aga asfaldi peal seal Joosep, kuigi sama päev Joosep korra sõitis kiiremini, aga tal oli nagu ikka, võidusõidus ikka, mingi Weisgeidiga oli mingi jama, tal ei tulnud kogu seda boosti, mis oleks pidanud tulema. Siis suutsin jälle tõsta selle grammikene ees olla ja võit käes.
ja väga tugevalt hooaja liider ju. kuidas see nende kepsude ja nende koristamisega? kõik jäi sisse õnneks, sest et sai lõpuni sõidetud. Sellest samast tõmbest on isegi video YouTube'is veel olemas ka. Ma olen seda vahelduveduga ikka näinud seda. See on see sinu hea tuju video, eks ole? Ma ei saa öelda, et ta hea tuju video on, aga ta on nagu, ütleme nii, et külmavärnid tuled siiamaani peale, kui seda vaadata. Ja siis oligi mootor katki, koju, poolteljad on olemas. Siis mul oli valida, kas ma panen nagu vana auto kokku ja mul ei ole mootorit või ma teen mootori korda ja lähen selle tellinguga edasi. Teen mootori korda ja et testipäev on tulemas. No Boost Racing korraldas testipäev, et paneme mootori kokku, lähme sinna. Kuidas Windorf tegi uue kaane ja kui ma hakkasin seda kaant vahetama, siis seal tuli väga palju igast uusi üllatusi välja. Ja sai ikkagi mootor kokku pandud, mindud sinna No Boosti testipäevale. Hästi soe päev oli ja väga hea rada oli. Sai stardiseadet hästi teravaks tehtud. Ja ühe tõmbe saingi teha. Oota, siis sõitsid sa nende Wisewabi poolteljedega kogu see aeg, jah? Olid õiged poolteljed juba jõudnud? Jah, need olid olemas, aga mul oligi valik see, et kas ma panen nüüd õigete poolteljed auto kokku või teen mootori remondi, siis mul oli teen mootori remondi ja sõidan edasi, vaata selle huvitava koledusega. Ja siis saigi mindud testipäevale. Seal sai ühe tõmbega tehtud, stardist läksin minema, vaatasin, et saad aru, et raju on. Start on tõsiselt raju. Pärast pildi pealt nägin, et sellel õnnetul tellingul tõmbas mõlemad esirattad maast nii palju lahti. Aga kuna ma startisin teise käiguga kogu aeg, siis teiselt kolmandale vahetades tõstis ühe nurga veel nii palju maast lahti, et Airil on pilt, kus oli ka veel niisugune valgus paistis läbi. Ja said aru, et nagu hea tõmme on tõesti nagu üks elu parimaid tõmbeid on, et ole nüüd mees ja tee need käiguvahetused täpselt. Kõik oli idekas. Enne finišist käsi oli juba varjukangi peal. Ja siis nägid, kuidas Olget kännist käis niisugune 1,5 meetrit asi välja. Vari lahti, kiiresti kinni, kohe seisma, et kui midagi voolab, et jumala eest nagu rada väga täis ja legastaks. Maha väga tilkas ei tulnud ja siis, kui pääste mulle järgi tuli, siis vaadati otsa, mulle öeldi 8-8. Ja ajaks oli siis 8-83, 257 kilomeetrit tunnis. Ja minu teada see on siiamaani Eesti kõige kiirem manuaalkastiga sõidetud aeg üldse. Nagu selle mõttes tavalise hašlülitusega originaalkastiga. Ja siis sai garaaži tuldud, mootor lahti võetud ja ainsad kasutatavad jupid sellest mootorist, mis alles olid klapivedrud. Ülejäänud kõik oli prügi. Plokk oli peaaegu 3. Ta selles mõttes väliselt ei saa midagi aru, kui kaane maha võtsid, siis olid silindrid ja jahutussärk silindrit ümbert oli nagu niimoodi ära läinud. Poldid hoidsid koos veel seda, eks ole, kaanepoldid? Ei, just ongi, vaata M50 on see, et on kaanepolt, jahutussärk, kaanepolt ja kaanepoltidest otsast lõpuni ette taha olid pikad ribad. Okay. Et ma kujutan ette, et oleks natukene veel teinud, siis oleks ta nii ära läinud. Üks väga legendaarne BEM-i mootori ehitaja Eero Pesur. Ta on päris palju juhendanud ja suunanud mind konkreetselt selle enda mootori ehitusel. Ja siis, kui talle sai pilte näidatud ja räägitud sellest asjast, ta ütles selle peale, et päris terav oli vist. Oli küll. Ja siis oligi see, et mis nüüd edasi saab, et meil on ju potentsiaal võtta meistritiitel, aga meil ei ole mootorit enam. Mul mingisugused toorikutükid olid olemas ja siis sa hakkatud kokku arvutama, palju see läheb. Sa hakkatud sponsori otsima, abi otsima. Ja siis mingil hetkel Tanel Kodusaar ütles seda, et aga kuule, et Foog ehk Reino Poom müüb enda LS-i. See on ju täis sepist sisuga, sepis väntvõll, sama mootor, millega ta sõitis Tracksteri vahel 7-7. Esialgu hakkasin mõtlema, et ma ei tea, ikkist ridaga uue mees. Selles mõttes mul ei olnud LS-i vastu midagi, vaata. Ja siis sai nagu tabel tehtud. Raha, plussid, miinused, värgid, särgid. Ja igati pidi kaldus selle LS-i poole. Sest see hetk oli mul võimalus laenata Semu käest veel vaheadapter, LS-i ja sama BEM-i kasti oma ja nii edasi, et nagu asi jooksis omavahel ise väga hästi kokku.
ja tänu headele sponsoritele ja enda viimase kui vara müügile sai see mootor ära toodud, vahele pandud, samamoodi see swap sai töö kõrvalt nädalaga ära tehtud öösiti. Ja aga kuna see mootor oli seisnud, ta oli etanooliga käivitatud 2017-2018 aastal, ehk ta oli seisnud 2 aastat. Ja ma ütlen ausalt, et nagu tagantjärgi tarkus on küll see, et nagu loogiline, aga see hetk ei saanud seda mootorit lahti võetud, sai ta peale pandud, tööle pandud, kõik on hästi. Siis sai Dünosse mindud ja Dünost tühikäigul see mootor jooksis kotti. Rõngad olid kinni või mis seal oli siis? Kuna mootor oli kondentsi täis, siis Dünost ta käis täiesti soojaks, mis saab kondentsiga, mis juhtub, kui ta sooja saab, ta muutub veeks. Vesi vajub alla karterisse, õlivõttur võtab selle vee ja saaled jooksid lihtsalt kinni. Noh, tagantjärgi tarkus on see, et Reinoga vaatasime üksteisele otsa, mõtlesin ka, et tegelikult nagu loogiline, et oleks võinud ju paar kaant maha võtta ja natuke breikut, aga nagu see, et noh, olgem ausad, nagu pahatihti nagu kõige elementaarsema asja peale ei tule, vaata. Eriti veel kiire ka, väsinud ja nii edasi. Ja see oli teisipäev, ehk siis kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev on võistlus. Ja mure suur. Aeropesur helistas mulle, oli valmis mingist prügist M50 kokku ehitama, mis on ütles, noh, 600 jõudu ikka teeks, et saaks ära sõita. Et mis lahendus veel on, siis ma ütlesin, et mul on garaažis ühes emu mootor, LS, mis näeb välja nagu paadi uppun mootor. Aero ütles selle peale, et noh, et kas emu laenab seda? Ma ütlesin, et vist laenab. Noh, pane pukki ja nüüd mõõda õlirõhk ära, et kas nagu on nagu mootoril elumärk, on ju. 8 pütil 6 oli täitsa kompressioon olemas. Noh, kuulsid, et mingi sitt on klapi vahel, et sealt tuhub läbi, vaata. Õlirõhk starteriga tuli ka mingi täitsa 1,5 tätti üles, selge. Koju puhkama, järgmine päev seda mootorit paigaldama. Kuna mul oli mehaanilise kütusepumbaga see mootor Nukkvälli pealt, siis ma pidin ikkagi pool mootorit lahti võtma, et seal mingid asjad ära vahetada, et see saada kombo õigeks. Aga Nukkvälli jäi originaal, rõngavahed jäid originaali, põhimõtteliselt kõik oli originaal, sai see vahele tõstetud, reede öösel Janisega Dünosse mindud Taeplasse, tõmmatud 320 kilovatti rattast, mindud võistlusele. Esimeses kvaliringis tõmbasin selle komboga 10-0. Vaatsin, et kurat, Junkyard LS nagu, noh, nagu internet ei valeta. Noh, internet ei valeta, et kurat, anname kraadisüüdet veel. Ja siis teeme ilusti 9 ära, et lihtsalt nagu, noh, vahet pole, et nagu klassiindeks on kiirem, on ju, ja teised on kiiremad, aga noh, endal nagu on see, et noh, täis prügimootoriga 9 sõita oleks kõva, on ju. See kraad süüdet tähendas seda, et järgmise Burnaudi aeg läks Kaane-Tihen vahelt ära. Aga kuna tulemus oli kirjas, kvali tulemus, siis ma higistasin eliminaatori alguseni, et kvall lukku läheks. Sest ma teaks, kui kvall jääb lukku ja mul on endal tulemus kirjas, ja meid on 4 või 5 tükki kvallis, siis mul on tiitel garanteeritud. Ja see hetk elu mängis kuidagi nii ägedalt kaardid kätte, et Juss oli selleks ajaks selle Mati Põllu ulme 1300 jõulise Audi 1.8 turbo vahel pand endale. Ja seal trotle polt tuli lahti, mis rikkus mootori ära, ta ei saanud sõitma. Ma oleks pidanud tema vastu minema, ma sõitma, mis oleks olnud ilmselge kaotus. Aga kuna tema ei saanud starti tulla, mina sõitsin oma 11 C-d ka ära oma katki seda Kaane-Tihendiga, siis tänu sellele ma sain kuidagi finaali Joosepi vastu. Noh, Joosepile ma ütlesin ka, et nagu Kaane-Tihend on vahelt ära, teeme kiiresti, et saada kiiresti startima. Mina ei jebi sind, ma tahan lihtsalt foori ära võtta, et saada oma linnuke kirja. Mina pane täiega, mina ei hakka sind jebima, et teeme nii palju härrasmehelikku, et ärme jebi 11, et ma ei põletaks seda mootorit siin täiesti maha. Joosep ütles, davai, kui sina lubad, et teeme nii, siis teeme, ma ütlesin jaa. Kahjuks ma vedasin Joosepit alt sellepärast, et Burnaudi boksis see mootor suri lihtsalt välja. Enam käima ei läinud, mind lükati tagasi, aga Joosep sai panna ilusti triibu ära. Ma sain ikkagi teise koha kätte, aga meistritiitel käes. See oli siis 2020 lõpp. Tead, mis ma praegu välja mõtlesin? Et sellel aastal oli finaalis üks nõue. Juuksed peavad olema see mohawk. Te mõlemad olete samasuguse saiguga. Ja hooaeg sai läbi, siis õnnestus garaažis remonti teha siin, uus katusasjad teha. Ja siis ma istusin siis oli see hetk,
et ei ole nagu kala ja ei ole liha ka, vaata. Et kastikal nagu tuuringul on nagu pooltelid olemas, aga samas see auto on nagu 5 korda ümber ehitatud. Tellinguga on juba nagu kombiindeks ka lõhki sõidetud, nüüd on nagu potentsiaalne mootoritoorik olemas, mis teeb päriselt jõudu, millega saab päriselt asju teha. Ja siis oli nagu väga palju nagu emotsiooni asju. Ja siis selline mees nagu Janar Lükk tõi mulle ühe E30 kupeekere, et ma ehitaks sellest talle torurammil auto. Janar tõi selle auto mul ära. Mina veel ei teadnud üldse, mis mina teen. Ja see sama aeg Sam pani Polonkini vana kere müüki. Midagi ma rääkisin sellest Janariga, sest ma ise nillisin selle Polonkini auto pealt mingeid muid juppe. Janar läks ära, paar päeva hiljem helistab mulle. Küsib, et kuule, et kas me läheme väga tülli, et kui tema selle rullika projekti ära jätab ja selle Polonkini auto ära ostab. Mõtlesin, et nagu, ei loomulikult me ei lähe tülli, et jaa, mul on kahju, et ma ei saa midagi huvitavat ehitada, aga ma saan temast aru, sest et see hetk, see summa, mida Sam soovis versus see, mis mina olin Janarile töörahaks öelnud koos materjaliga, siis minu summa oli loomulikult suurem, sest tööraha on ju suurem. Ja alati on kõige odavam osta enam-vähem valmis asi, ja Polonkini auto oli veel kroomulud teempuuriga, mina ju Janariga olime kokkuleppe teinud teraspuuriga. Mõtlesin, et loomulikult ma saan aru, et sa saad ju odavama hinnast tegelikult parem asja. Ja siis ma küsin taga Janarilt, mis siis sellest rullikakerest siin saab? Jätta endale, sa ka rullimees ju. Mõtlesin talle, no ei, aitäh, sest see oli ainult katus põhimõtteliselt vaata. Ja siis auto oli mul täpselt niimoodi, et see väike jalguks, kus ma nagu garaaži sisse astusin iga päev, täpselt see keevistuslaud oli seal ukse ees ja see kere oli seal peal. Ja niimoodi ma nägin seda kere nagu iga päev. Ja ma ei mäleta, kes mul siin tupsu ehk Simdan oli üks, kes garaažis oli, keegi oli veel. Midagi me vaatasime ja selleks hetkeks siis oli minul plaan paika saanud, et mina tahan auto endale ehitada. Et see 8 on juba kätte saadud, juba on nagu mingi know-how'd ja nüüd tahaksid edasi minna. Et ehitada nullist korralik õige auto, mis on tegelikult olnud ju sükene iga nagu suurema eesmärgiga drag raceri unistus ja nagu lõppeesmärk vaata. Tanel oli päri selle plaaniga, aga kuna just oli hooaeg läbi, mis oli täielik kaos, selle mõttes jah, tulemused oli teada, aga tehnika lõhkumine oli nagu täielik kaos. Garaažis oli just veel katuse remont tehtud ja rahaliselt oli täiesti null vaata. Et nagu ühtegi vaba senti või isegi eurot ei olnud, et nagu nii hobiga tegeleda. Ja siis ma kellegile naersin, et Janek oli garaažis. Janekule ma naersin, et Simdanile, et kui nüüd keegi tuleks ja sponsiks toruraami materjali rahaga, et siis hakkame autot ehitama. Ja siis jäime ümber auto kõvatama ja naerma seal ja vaatama ja rääkima ja siis kuna ju tuuringu jupid olid alles, fiiber tagumik, fiiber nina, siis esimene mõte oli see, et teeme E30 kompakti. Et on ju pikk kupee uks, sealt teeme lõike, paneme tuuringu tagumikku. Et jupid on olemas ja midagi siuke koomilist. Ja siis Simdan scrollis seal neid pilte jälle internetist ja siis järsku naerab mulle, kuule teeme pauri. Aga see paur oli täpselt niimoodi, et tagant ülevalt alla pildistatud pilt. Ma vaatasin seda, mõtlesin ka, et ei, me teeme kastika. Oota, ütle, mis see pauri on? Paur on... mingi saksa tuuningfirma oli, mis lõikas katused ära ja tegi kabriod, vaata, need poolkabriod. Jah, ta oli nagu küljeraamid olid alles, piilerid jäeti alles, aga katust ja tagaklaasi polnud, et see käis ära. Ja siis ma vaatasin, et aga ei, teeme kastika. Ja siis tuli järsku meelde, aga meil Eestis oli lausa 2 kastikat, mis sõitsid drifti, Junga ja Märt. Need nagu minu jaoks nägid alati ägedad välja, et see kuidagi see rullika kerejoon ja see kast ja see kuidagi läks nii hästi kokku kõik, vaata. Et kurat, teeme kastika. Kõik esial olid ka, et ära hakka, jälle mingi loll mõte. Eelmised ei olnud üldse lollid, varem tehtud. Ei, teeme ikka kastika. No okei, teeme kastika. Ja siis järgmine päev Janek tuleb garaaži ja muus asja ütleb, Ivar maksab kinni. Mis sa räägid? Ei, Ivar maksab toruraami raha kinni. Kus see nüüd tuli, et ma tegelikult poolel tegin nalja. Ei, Ivar on nõus, et ütles summa, et palju Ivar on nõus nagu sponsima.
et noh, et ta isegi ei taha reklaami vastu, vaid lihtsalt, et ma aitaks tema Skyline'i ehitusel teda. Et nagu, et otseselt see ei ole nagu tööraha, aga et nagu aitaks know-how'ga ja annaks mingit väikest asja keevitada, nokitseda, et jah, siis 2 päeva hiljem olin ma siis Maardus Käruga, toru täis ja 2020 detsembri algus, 8., 7., 3. sai siis esimene toru laua peale pandud ja hakatud minema. Ja eks leiutamist oli palju, sest et nagu USA-st, internetist on ikka näinud ja uurinud, kuidas nagu need toruraamid autol tehakse. Olid ju mingid joonised valmis tehtud ja mõtted ja asjad paigas ja valmis. Ja tegelikult oli keeruline. Esimene niisugune nullist asja tegemine. Aga ikka siis vaikselt ta läks ja sai ja siis kuidagi juba enne seda ma tegelikult raketibaasiga nagu käisin tihedalt läbi ja nagu Kaido ja Jannoga ajasime mingeid asju. Aga nagu siis kuidagi selle kastika ehituse lõpujärgus kuidagi need mehed nagu tulid ja siiamaani on. Et selleks hetkeks ju raketibaasis oli Düno olemas, siis sai sinna Dünoma mindud. Ja kuidagi sai metanooli peale mindud ja hästi palju upgrade'e tehtud nagu tehnika osas. Mootor LS, jah? Mootor oli LS, ühesõnaga siis kombo oligi see, et LM7 mootor, siis Reino Poomi vana, mis sai väikse overhauli lihtsalt. Sepis vänt, sepis köpp, sepis kolb, 2 pulsari 72 mm turbot, Lenko kast, jälle aitäh Mati Põld. Ja esialgu oli siis enda tehtud Bemmi talasild. See LM7, see tuli siis 4,8 või 5,3? 5,3. Okay. Ja siis pärast tuli välja, et see Bemmi talasild tegelikult oli jumal tänatud, et need poolteeled ei saanud õigel aeg valmis, sest ma olin ühe kriitilise mõõdu insenerile valesti andnud. Silla sukk, kus siis see poolteelg läbi läheb, selle tsentri, diffri tsentri paigast ära, mingisugune 12 milli. See on päris palju. Ja siis, kui ma seda avastasin, siis korra oli mott maas, aga pool autot valmis ja siis see jälle hakatud nagu küla pealt tuurima, tuli välja, et Tartus on üks talasild olemas, Fordi 9 Tallinna õige, Georg Noore vana, Tuulingu omand see, Tuuling ütles, palju ta sellest raha soovib, siis ma jälle helistasin kõik oma sponsorid, abilised, tuttavad läbi, otsisin riiulist oma kõik viimased tuuniupid, sai kõik maha müüdud, sai Tartusse sild ära toodud, sai see alla pandud. Speedesti hommikul, 2021 Speedesti hommikul me saime selle auto käima. Aga nullist ehitatud uus auto, natuke lekkis siit, natuke kolises sealt, neid sünnivigu oli piisavalt palju, et ei, me ei lähe Speedestile. Sai rahulikult asjad ära tehtud, läksime Dünoma, Dünos oli siis mingi pihusti häda, pihustid said otsa lihtsalt. Mul oli üks rida 2200 pihusteid ja sisse laskes 4 pihustit lisaks, et nagu jahutada vaata. Ja sellest oli vähe. Või mingi jama või asi seal oli. Lihtsalt siin kõrvalpõikana ütlen, et originaalis on minu arust sellel LM-il vist 296 pihustit, kui ma ei eksi. Et 10 korda, peaaegu 10 korda suuremad pihustud olid. Aga metanooli läheb mingisugune kuni 4 korda rohkem kui bensiin ja juba siuke jõudu teha ja siis lähebki. Ja siis kuidagi läks niimoodi, et meil oli vaja veel, et ma pidin mingid asjad seal natukene ära remontima. Mis jõunumbri juures saavad pihustid otsa sellised? Metanooliga äkki hakkas siukene 1000 tuuri tulema või oli umbes 1000. Ma ütlen ausalt, ma seda nii hästi mäleta. Ja siis oligi see, et okei, ma teen homseks korda, et siis tuleme edasi. Janis ütles, aga ta ei saa homme ja ülemme teha. Ma küsin, mis siis saab? Janis vaatas naeratades, Janno poole ütles, et Janno teeb. Janno vaatas ka, et mehed lolliks läinud. Et jaa, et ma olen etanooli autosid teinud ja turbokaid ja asju ja ma pole elu sees mitte ühtegi metanooli autot näppinud. Janis vaatas otsa, aga jaa, aga panid ju käima ja nagu kogu aeg kõrvaloskesid ju koos tegelikult tuunisime seda autot. Saad homme üksi hakkama küll. Ja Janno tõmbas sealt mingi kõvasti üle 1000 jõu järgmine päev. Ja siis läks kuidagi, siis tuligi välja, et pihustid on otsas. Siis sai ehitatud teine rida pihusteid juurde, kuna turbod olid liiga suured, siis sai ikkagi nitro peale pandud ja nii edasi ja nii edasi. Järgmiseks päevaks kõik? Ei, see oli mingisuguse 3 nädala jooksul või midagi sellist, et üritame ikka viimase võistlusele kohale saada.
Esialgu pihustitega oli mingi häda, et mul oli pihusti lati kinnitus kuidagi nii valesti tehtud, et suure boost'i all tõstab ju kütuserõhku, kütuserõhk läks pea 6 barri peale ja siis teda venitas kütuse latte nii palju, et lõi 2 O-rõngast vahelt ära, kõik kohad kütet täis, blablabla, midagi halba muidu vist peaks maksimum umbes 4,5 juurde minema või? Meil oli baasrõhk oli äkki 4 või 4,5 ja sealt siis ta tõstis seda kogu aeg rõhuga. Võib-olla või see, et me olime pannud baasrõhu äkki lausa 5 või 5,5, sest et meil oli pihustit puudu või kuidagi. Ühesõnaga. Ma ütlen ausalt, ma nii täpselt ei tea, sest ma lõpuks olen raudvara ehitaja ja Janno, Janis, nemad on nagu seadistajad. Et ma neid teadmisi ma kõike ei ole põhjusega isegi omandanud, et mul on... Nii, aga jõudsite viimasele võistlusele? Jah, reede õhtul, kui me siin platsi peal proovisime, siis siin platsi peal selle pool liivase kruusase asfaldi peal ma suutsin siduri ära lõhkuda. See suur träägislikk ja piisavalt jõudu väänas selle siduri ära. Aga võtsime otsuse vastu, et ei vahet ei ole, et me oleme nii palju vaeva näinud, lähme kohale. Et kui muud ei ole, lihtsalt näitame inimestele, mis kuradi lolluse me oleme ehitanud, vaata valmis. Rajal käisin, libiseva siduriga äkki sai mingi 12 parimaks, 11 parimaks. Ja 5-4 oli. Ja 5-4 on kuidagi niimoodi, 5-4 töötab kuidagi nii naljakalt, et on soolo, paar, siis soolo ja esimese paari võitja lähevad kokku ja sealt finaali ja teiselt poolt tuleb siis esimese paari võitja saab soolo ja siis läheb finaali. Mina pidin Kari Hermuneniga kokku minema. Kas eelmise päeva õhtul või sama päeva hommikul Kari Hermunenile siis stardis endal Kardani niimoodi tükkideks, et tagasild oli kergülest lahti. Nagu ikka inetult. Ta ise oli terve, lihtsalt auto oli katki. Ja ma sain soolosõidu. Järgmises ringis oli ette nähtud soolosõit. Ja siis ma järsku avastasin, ma olen oma katkise tutt uue autoga finaalis Lauri Kuriksi vastu. Ma selle sõidu sain rämedalt pähe loomulikult. Libiseva siduriga suutsin... 4-sekundiline vahe umbes, eks ole? 3-ne. Pigem 4, 3,5, 4,5, midagi sinna. Aga mis me imestasime, et me suutsime vajutada mingi 180 lõppkiirust peaaegu selle libiseva siduriga. Aga ma tapsin selle siduri selle viimase tõmbega nii ära, et tagasi sõita enam auto ei jaksanud. Niimoodi, et 20-30 meetrit ennem seda, nüüd kus see stardiala hakkab, siis seal sidur lõpetas täiesti töö ja siis lükkasime mind boksi. Ja see oli... Ja, et päris kõike 400 meetrit ei pidanud lükkama. Jah. See kiirendusala on ikka sinu ala, ma mõtlen, see ala ise hoiab siin nagu... Ja vaata, mehel auto puruks, aga silm särab niimoodi. Lihtsalt nii lõbus oli. Ütleme nii, et nagu ikka, ühe käega antakse, teise käega võetakse, vaata. Et järgmised aastad sellest tulid nagu karmid, raskelt karmid. Aga oligi see, et ikkagi finaalis ja teise koha peeker käes ja just lihtsalt nagu, minu jaoks ta ei olnud mingi koht, aga lihtsalt ta emotsionaalselt oli nii äge, mis tagantjärgi on nagu ka minu jaoks nagu hästi suur tähendus on see, et ju see kiirenduse pisik algas sellest, et oli Taavo Örki, Vitsut ja Lauri Kuriks ja Valts ja veel seal mingid ägedamad tuuniautod. Ja minu Outlaw klassi debüüt oli finaalis Lauri Kuriksiga ja see oli Lauri viimane võistlus, viimane tõmme. Peale seda ta lõpetas enda nagu karjääri täiesti ära. Et ühtepidi on nagu meeletult, nagu vahet ei ole, et ma ei suutnud talle pakkuda mitte mingit konkurentsi see hetk, aga see, et me saime nagu... Sinu jaoks oli see nagu... Ma sain selle mehega koos korra puu taha, minu jaoks ta oli nagu nii sükene tähtis äge asi, vaata. Aga ta oligi ju. Ta oli, üleüldse ta oli. Selles mõttes mina mäletan oma lapsepõlvest seda nagu ka ikkagi, ta juba siis tegi suuri tegusid. See oli Laurile 21 aastat võidusõitu vist või 21 või midagi sükest, jah. Et oli vägev. Ja siis sai selgeks, et ega see siduriga sõit ei ole mingi räägisõit. Siis sai powerglide kast.
ja siis järgmine hooaeg sai hakatud nagu päriselt õppima seda autot ja seda seadistamist ja tegemist ja alguses oli ikka kõik väga valesti. Noh, ma mõtlen kere poole pealt. Janno mootorituun oli nii ilus, et metanoolmootoriga odavate gaasipihustitega 8 silindri EGT vahe oli vist mingi 8–12 kraadi kõikumist, mis on nagu meeletult väike maa. Küünlad olid ilusad, mootor töötas laitmatult, lihtsalt mina ei olnud piisavalt pädev, et seda autot seadistada kere poolest nii, et ta sõidaks hästi. Siis sai järgmiseks, siis sai seal mingi käigukasti lõhkumisi ja asju, ühesõnaga kõva kooliaasta. Speedestil sai isegi poodiumile tuldud, sest et meid oli vähe ja kuna mul oli kõige vähem jõudu, siis ma uisutasin kõige vähem. Leidsid pidamise kõige varem üles. Ja ühesõnaga 2022-2023 oli meeletu kooliaasta, kus sai õpitud seda päriselt nelilinkvedrustust, seda kereseadistust, seda käigukasti elu just ja kõike seda. Esisildi ei olnud ka enam Wiseweb? Ei, see oli ju täis ehitatud, Wicewebi tükk oli kasutatud, sest ma siiamaani... Ei loobu. Ei, ma äärmiselt, kuna Wicewebi insenerid on maailma tasemel mehed ja Wiceweb kasutab ju enda, ühesõnaga Unipoolid, Rodendid, erinevad tükid, mida Wiceweb kasutab, on kas nende enda toodetud või nende spekkide järgi toodetud tükid, mis on ülikvaliteetsed asjad, siis ma siiamaani igal võimalusel eelistaks kasutada neid tükke. No neid käivad ostmas ka mitte Wicewebi kasutavad vennad, eks ole, enda asjadele. Ja kuna ju ma ise töötasin seal, siis ma saan Ristoga hästi läbi, ma saan sealt inseneridega hästi läbi, Tarmoga väga hästi läbi, et siis kuidagi nagu loogiline on. Et siit hakkad Tallinnasse sõitma, siis esimene asutus põhimõtteliselt ongi Wiceweb kohe vastas vaata ja on ju. Et tükid on head, Risto, Allar, Tarmo on alati nagu know-how'ga aidanud, kui on mingi küsimus, on nad aidanud alati kaasa mõelda, nad alati nagu pole nagu ühtegi paha nagu halba emotsiooni ja nagu hästi oleme läbi saanud ja siis ma olen alati ühinenud sellest, et mõistlikum on oma raha viia nagu tuttavate juurde kui kuskile välismaale. Pluss on see, et nemad pakuvad ka nagu Eesti mõistes parimaid tükke, mis mul see, et vaja oli ka, siis esisillas on siiamaani on Wicewebi Unipoolid, Rodendid, asjad, rooliotsad ja nii edasi ja nii edasi. Aga siis jah, need 2 hooaega olid täielik kool, käigukastide lõhkumine, remontimine. Aga kas 2024 sai siis asi nagu toimima nii nagu peab? Hüppame üle nende halbade aastate ja jõuame sinna ilusamasse siis. Jah, aga ma arvan, et ilma nende lõhkumiste ja selle 2 raske kooli aastata ei oleks 24. aastal tulnud see, mis oleks see nagu... Mis tuli? 24? Enne seda me peame sellest negatiivsest rääkima, sest et see viis sellele 24. aasta positiivseni välja. 2 aastat ma olin lõhkunud, kui palju käigukasti juppe. Planetar, Kettain, ma olin kaste maha põletanud, 2 käigukasti korpus pooleks lastnud. See hetk käigukast oli toas lahtiselt minu kõrval, vaata. Väga palju ebameeldivusi, lõpuks ma saime uue kasti ja see hetk andis kardaani järgi. Ja nagu tegelikult oligi, ma sain aru, kuidas tuleb 4 linki seadistada, et sellel autol see töötaks, et hakkaks jõudu maha panema ja siis peale seda hakkasid nagu transmissioonis kõik katki minema. Ja see oli sellepärast, et auto ehitusel ma tegin väikse vea. Üliväike rookie mistake, mis maksis kätte nagu meeletult palju. Kui kiirendusautot disainitakse ja ehitatakse tagantpoolt. Tagasild, vastava koha peale läheb käigukast mootor, esisild. Mootori kõrgus ja mootori nurk pannakse selle järgi, et mootor käigukast kardaan jookseks ilusti sirgelt tagasilda. See, et kui ma mootorit kasti alla panin, mul ei olnud tagasild küljes. Ma rihtisin selle kogu joone tagasile tsentrisse. Loogiline ju. Aga tegelikult ei ole loogiline. Sellepärast, et tagasile tsenter on keskosa ja pinjon ehk sisend on suurtel Fordi 9-tollistel sildadel 7,5 senti allpool. Ja kui su kardaan on 1,20 m, 1,40 m, siis selle peale see 7,5 senti on meeletu maa. Ja lihtsalt oligi see, et kardaani nurk läks valeks.
sillanurk oli õige. Püsikiirusliigendid jooksevad valesti nii-öelda, liiga suure nurga alla. Nad jooksid õigesti, sest et kast ja sild oli õige nurga alla keeratud. Et, aga Cardani nurk ise läks nii hulluks, et Cardani ei lõhkunud, aga ta hakkas lõhkuma kasti ja kasti otsa ja asju. Ja siis oligi 2023 sai läbi. Auto oli garaažis ja siis oli... Kus sa aru said sellest siis? Vaatasid tõstuki peale, et mõõtsime, kuna ma tagasilla seadistamisega tegelisin konstantselt, ma ju nägin üks hetk, et nagu nurgad on valed, vaata. Siis sai kõvasti mõõdetud, arvutatud, siis sai selgeks, et jah, paha on. Ja siis oli mõte see, et paralleelselt oli hakanud tekkima mõte, et tegelikult kunagi võiks uue auto ehitada. Sest kastirull oli ehitatud terastorust, ikkagi see esimene, vaata, ja ma nägin nii palju asju, mida saaks paremini teha. Lisaks, kuna mulle meeldib ehitada, et see enese arendamine, vaata. Ja selleks hetkeks oli toas laua peal tegelikult juba üks kere, üks must BMW jällegist. Ja kastirull... Rullnokka sinust välja ei saa ikka, eks ole? See BMW on ikka jah, kuidagi sellest merivälja ajast nii kuidagi sees. Kuidas see oli, et looma võid džunglist välja võtta, aga džunglit loomast võtta ei saa, jah? Jaa, et midagi kuidagi ikka nii jääb. Ja oligi see, et ma ei teagi, mis järjekorras kõige õigem rääkida on, aga ühesõnaga, et kastikaga oligi see, et oli laua peal ja oli, pukkide peal ja oli mõte, et võtame mootori vahelt ära, lõikan tulemüüri lahti, liigutan mootorit 5 senti tahapoole, et saaks kaalujaotuse paremaks ja teen selle mootori nurga õigeks ja teen kõik nagu õigeks ja sõidan hooaja veel sellega ära. Ja kui jaanuarikuus sai mootor vahelt ära tõstetud ja avastatud, et selle käigukastide ja Cardani lõhkumisega oli mootori plokis ka mõra, siis minu jaoks see, et oli tabel täiesti täis, auto läks tükkideks ja ma see, et kui olin nii vihane, ma mõtlesin, ma võin ta pressi alla. Ühtepidi ta oli nagu see esimene, et ikkagi nii palju oli kahju, et pressi alla ta ei läinud ja ta jäi garaaži nurka vedelema. Paralleelselt sama aeg või mõni kuu enne seda oli see E32 ehituse mõte oli kuidagi tekkinud. Ja üldse see mõte kuidagi tuli sellest, et keegi kunagi naeris mulle, teed 7-sest järgmise dräägiauto. Ütlesin talle, et sa oled peast katki. Et kes see teeb 7-sest dräägiautot? No Erik tegi driftiauto 7-sest, et noh. No see on... Teda peab ka natuke tänama selles minu 32 projektis tegelikult, sest sealt nagu meriväljalt, ma mäletan kunagi väikse tatikana, siis mingitel meestel olid 32 ja see oli nagu minu jaoks nagu püha kraal. Tegelikult ta ei ole enam tänases mõistes nii suur auto, eks ole? Jaa, aga see, et ta nagu oli ja siis oli, jah. Aga tänane ilmselt 3 on peaaegu sama suur. Täna päeva 4. seeria on põhimõtteliselt sama suur nagu selle 7. Kuna mul pruudil on 4. seeria, ta tahtis pilti teha, me parkisime autot kõrvuti ja siis ma vaatasin, et see 7 on nii väike. Aga samas, kui see eraldi vaatad, ta on ikkagi, tema proportsioonid on hoopis teistmoodi, tal on nagu kitsam kapoti. Ja no ta on see vanakooli 80-ndad ikkagist. Ja see oligi see, et see, kes pakkus mulle, et teed 7-st järgmise kiirenduse auto, mõtlesin ka, et nagu loll. Ja nii see mõte idanes. Aga midagi ei kipitama. Ja siis selle sama mehega mõtlesin talle, ta ei võtta mõõdu, ütleme välja. Kuna mul oli see 32 kere olemas, kuna see oli minu sükene teine nagu lapsepõlve unistuste nagu kere või auto, siis mul oli võimalus üks hetk saada see puhas tühi kere lihtsalt ilma tehnikata. Ja see oli mul väljas pukkide peal. Ja siis ma läksin mõõtma seda kere, mõõtsin teljavahe. Teljavahe oli 284 sentimeetrit, kui ma nüüd õigesti peast mäletan, see on 112 tolli. Kui me võtame nüüd päris maailma drag race'i, siis pro-moodid, näiteks nagu millega Andres Annovre sõidab, need on kuni lubatud 115 tolli teljavahe. Aga need on ju venitatud kerega ja nii edasi ja nii edasi. Vaatasin ka, et kurat 7 on Veljo Einbergi see muul, millega ta sõitis Eesti rekordi, on minu teada 108 tolli teljavahega. Ehk ta on isegi lühem. Vaatasin ka, et kurat, aga 7 teljavahe juba nagu õige, vaata. Ma ei mäleta, kas ta oli 110 või 112, aga ta on õige. Huvitav visuaalselt nagu mõeldes ei tundu küll niimoodi oleks. Jaa, sest et ta ei ole pika ninaga. Ta on lihtsalt pikk kere, aga kuna teised on pika ninaga, siis sealt tekib kohe see vaata vahe sisse. Et okei, teljavahe on õige. Siis hakkasid vaatama seda
beef'it, jämedat C-piilerit, mis 32-l on ja seda kõrget pagassijoont, mis annabki 32-le selle E32 kuju on ju. Vaatasid seda ja mõõtsid seda, vaatasid, kurat, 33 drag'i slick mahub siia nagu nalja sisse ära, võib-olla isegi suurem. Ja siis see mõte jäi nagu siia taha kuklasse nagu kasvama, sest see oli, ma tahaks öelda, et aasta enne seda tekkis see mõte. Ja minu meelest see oli november 2023. Kaido Jõemaa raketibaasist oli siin ja me midagi rääkisime. Selleks hetkeks ma olin Joosepjärvele ehitanud Dokkolist raami. See sama auto, mis meie selja taga on, oli puuri tegemises samamoodi Dokkol materjalist. Ja see materjal ise tundus minu jaoks juba nii äge, et ta on hoopis teistmoodi töödeldav, palju mõnusamalt keevitatav. Ta on nagu see maailma high-end stuff, nagu mis saab üldse olla. Ja siis kuidagi Kaido suust käis läbi lause, et aga kui sa nüüd ehita, millal sa siis ehitad? Siis mõtleme, et tegelikult on õige ju . Ja kuna ju kastikas on olemas, et selle teeks korda, saaks hooaega sõita, siis suur keevituslaud oli niikuinii tühi, et 32 saaks seal olla, saaks nokid seda vaikselt. Nagu plaan ju vaata . Ja siis sai see toru ära tellitud selle jaoks ja sai hakatud juba seda 32 nokitsema ja siis oligi jaanuarikuus olidki juba esimesed torud olid laua peal. Äkki peakaar oli isegi paigas. Ja siis ma avastasin seda kastika mootori asja ja sai kastikaga täis loobukas antud ja hakatud ainult 32-ga tegelema. Ja selleks hetkeks oli seda know-how'd nii palju tekkinud. Lisaks YouTube'i maailma oli Ameerikast oluliselt rohkem infot tulnud, kuidas päriselt ehitatakse mingit trikke asju räägitud. Ise oli nii palju rohkem aru saanud, kõik see sillavärk, kõik, et sai hästi palju, saigi hakatud nii puhtalt lehelt tulema. Sai uus põhjajoonist tehtud, uus külgprofiiljoonist tehtud, kuidas see silt peaks olema, asjad olema. Ja mingi hetsi ma naerisin seda ka, et nagu Joosep ise mulle ütles, et esimesed et vaenlasele, teised et sõbrale, kolmandad endale. Kastikas oli mulle endale paras vaenlane ja selle autoga oli vähemalt 3 sellist hetke, kui ma ei oleks suutnud kiirelt reageerida või ei oleks pidurdusvarjus, ma arvan, et ma oleksin põllu peal olnud, nagu väga inetult. Üks sõit oli niimoodi, et stardist läks õrnalt minema sellise natukene külglibisemisega, aga suure slikiga hoidsid peal, hakkas veel rohkem minema, peale 200 meetrit oli üle 202 hoogu, viskas auto täiesti risti ja kõrvalrajale. Et see kastikas nagu konstantselt üritas tegelikult mind ära tappa. See auto ise oli paras vaenlane mulle. Teine täisraam, mis ma tegin, oligi Joosepile. Joosep on mulle väga hea semu. Ja siis tuligi see 3. ehk 32. Ja 32 oligi see, et kallis materjal, nullist uus projekt, võtame rahulikult, ärme rapsi, teeme hästi, korra ja hästi. Sest et tagasilt, käigukast, mootor, asi, see oli ju kastika peal lõpuks nagu põhimõtteliselt toimima saanud, olid head tükid olemas, me saame selle sama tehnika peal selle auto valmis ehitada, et põhimõtteliselt on vaja uus kere, uus juhtmestus, asjad ehitada. Ja sai hakatud seda autot siis ehitama ja step by step mindud. Ja kuskil 2024 augusti alguses see auto oli kuidagi sellises seisus, et ma vaatasin, et tegelikult kui nüüd võtta kätte ja panna nüüd tehnika vahele, vanad juhtmestused, asjad, siis saaks tegelikult äkki finaalidele sõitma selle auto. Et ühtepidi ei tahaks nagu kiirustada ja lolli mängida, aga teistpidi on see, et tegelikult hädasti oleks vaja seda infot, kuidas see kere töötab. Sest kui sa ehitad nullist auto, nagu testisõiduks vaata. Jah, et ongi see, et nagu see kastikal oligi see, et kuna see mootori nurk oli 2 kraadi vale, siis sellest tuli nii palju paksu pahandust tagantjärgi ja seal oli paar sükest väikest asja veel, mis oli välja reguleeritavad ja nagu, mis ei seganud sõitmist, siis nagu 32-l see oli nii suur ehitus, et oli mõte see, et kurat peab ära proovima ikkagist. Sai jälle tiimiga räägitud, semudega räägitud, siin garaažiga on niisugune äge fenomen mõnede inimestega, et korraks tulen ja siiamaani käib. Ja siis... see on sinu ürituste sarja nimigi ju, et ei, see on see, et tunniks tulin päevaks jäin. Aga ma mõtlen, et sisuliselt. Aga mingite inimestega on see, et tuli korraks garaaži, vaatas, et äge või korraks pani käe külge. Nüüd ongi Simdanniga ongi täpselt see, et aastal 2017 aprillis niimoodi me tutvusime, et ta koos läbi teise semu astus mulle garaaži
ja hetkel ma ei näe, et ma suudaks ilma selle meheta üldse võistlustelegi minna, sest tema on nagu sellest ajast saadik seda kõike minuga teinud ja ta on nagu alati olemas, ta on nagu kõik need asjad oleme põhimõtteliselt temaga koos üle elanud. Noh, mingi kaader on vahetunud, nüüd on mingit uut nagu verd tekkinud. Et aga noh, neid mehi ka, et tulin korraks garaaži, et äkki käigu hästi keevitada või korra vaadata, mis sa teed ja asi kulmineeruski sellega, et viimased, Semu võttis töölt lausa puhkuse viimased nädal aega, et Harri auto saaks rajale. Ja siin käis, ühesõnaga siis oli 2 nädalat samasugust hullumaja nagu selle tellingu ehitusega. Et mu enda YouTube'i kanalil on 45 minutit video kokkuvõte sellest, kus ma räägin viimased selle, sest Karlen Karlsson veel ka teised kuulsad YouTuberid meil tegid siis YouTube'i laivi siinsamas garaažis selle mõttega, et aidata raha koguda, et saaks veel mingid viimased jupid asjad, ühesõnaga, et need, kes oskasid käsitsi aidata, aitasid käsitsi, need, kes oskasid muud moodi aidata, aitasid muud moodi, et kõik nagu lõpuks see nagu samamoodi see seltskond, kes siia ümber kogunes, et kuidagi moodi aidata, oli nii suur ja igaüks üritas leida mingit nagu viisi, kuidas aidata ja nagu saaks asja nagu ägedaks rajale. Ja siis oligi hullumeelne 2 nädalat, nagu täiesti hullumeelne 2 nädalat ja me saime reede õhtul selle auto käima ja Janno ja kuna Kaido ise ka sõidab kiirendust, siis oli Janno ja Kaidoga kokkulepe, et garaažis teeme kõik asjad ära, mis vajavad fabritseerimist ja keevitamist. Kõik viimased juhtme vedamised, mingid kustutusliinid, pisi-pudi-padi, traksid, värgid, särgid, kõik paneme kitsil sisse. Laupäeva reedel hakkasime, ma ei mäletagi, kes meil kõik siin veel koos olid, hakkasime seda jama kokku siin ehitama, hommikul 7 saime siit minema. Lauspadukaga kiltsile. Ja kuna auto oli kokku pandud, mitte viimistletud, siis katuseluuk, karbonplaat, mis seal oli, ja see ei olnud hermeetiline. Sealt sadas niimoodi vett läbi, et juhi istmes oli selline kiht lomp sees. Kuna mul on üks jumala Semu kingitud tsiklivihmakas, mida ma kasutan niisama vihmakana. See oli mul seljas, vaatad seda lompi kiltsil treila peal, viskasid selle sinna sisse, istusin sinna sisse, lärtsti, sai treila pealt ta maha, magasin bussis paar tundi ja siis Semu tuli laupäeva hommikul mingi 10 paiku äratas mind ülesse. Mul oli see hetk, et mine ära, ma ei taha. Eluisu on otsas, ramp väsinud, 0. Mees käib ja äratab ja äratab ja äratab. Ma olen niigi hommikul raske ärkamisega peale 2 nädalat nagu täiega panekut, siis on veel raske märgata. Lõpuks ma tegin nii palju luugid lahti, et vaatasin bussi aknast välja, kus ma magasin. Vihma ei saja. Võtsin telefoni kätte, vaatasin ilmaennustus. Ei luba vihma enam. Okei. Helistasin Kristole. Kristo ütles, ta sai just turbiini kätte sadamast ja sõidab sellega kiltsile. Sest meil oli see jupp oli veel puudu. Sest see oli Rootsis remondis. Siis tuli eluisu tagasi. Astud bussist välja. Mingid lootuskirjad on ju? Jaa. Ma räägin, siis oli täpselt see, et davai. Vaatame, teeme. Tein ühe kohvi, vaatasin seda autot, tegin teise kohvi, siis hakkasime toimetama. Lõpuks terve laupäevase päevaga meil oli asi sealmaal, et kustutusliinid veetud, elekter lõpuni tehtud, auto käis, tagasila seade ära tehtud, kõik oli tehtud. Ja põhimõtteliselt me oleksime laupäeval kvalli viimasesse ringi jõudnud. Kvalli viimase ringi alguses meil oli auto valmis, auto oli pukkidel ja kiirenduse autol, mis on turbokas, on alati teemaks, on transbrake test. Ehk siis see nagu stardipöörded üles. Transbrake on siis see, et sul on esimene käik ja tagurpidi käik sama aeg sees, kogud turboga rõhu ülesse. Hakkasime boksis pukkide peal seda tegema ja järsku pilged piirasse. Ei saa aru, mis toimub, hakkame vaatama, tagurpidi käiku pole. Laupäeva õhtul. Ohkasime, siis Veljo Embergi mehaanik Andres tuli boksi, hakkasime vaatama, uurima. Selge, siin ei ole mitte midagi muud, kui kast tuleb jälle lahti saada. 3. aasta järjest kiltsil, laupäeva öösel, Andresega lappame kasti. Lõpuks tuli välja, et see selleks hetkeks oli ainukene vahetamata jupp selle käigukasti sees, mis ma oman, on tagurpidi käigu kolb, mis siis lükkab tagurpidi käigu kettad kokku, et tekiks tagurpidi käik. See kast on Soome päritolu ja
tagurpidi käigu kolvil võib olla auk sees, kus saab see üleliigne õlirõhk välja. Aga see auk oli valesse kohta puuritud. Mitte see auk tohib olla täpselt ketta kontakti all, et see õlirõhk jookseb otse kettasse, aga seal oli valesse kohta see puuritud ja kinni kärnitud. Mitte ei olnud keevitatud alumiiniumit, vaid kinni kärnitud. Ja peale ma ei tea mitut aastat see kärnitud koht andis järgi ja lendas sealt tükina ära ja kogu rõhk pani sealt august karterisse tagasi. Avastasime selle, vaatasime davai, kuna ma olin piisavalt palju käiguvasti lõhkunud selleks hetkeks, ma teadsin, mul on üks kolv olemas, siis Simdan sõitis garaaži, kiltsilt õnneks siia ei ole palju vaata. Sai see kolb, teine kasti korpus toodud, kus see kolb oli sees, Andres Veljo oli ju Eesti rekordi sõitnud 7-3 selleks hetkeks. Andres tähistas ta ka öösel 1:30. Õnnitles Veljot, tuli kiltsile tagasi, et aidata mul käigu hästi korda saada. Saime kasti kokku, mina enam ei jaksanud, mind saadeti magama ära. Andres aitas siis Tanelil, Ansul, kes seal kõik veel oli, aitas selle kasti veel alla panna ja siis läks Veljoga edasi tähistama. Järgmine hommikärk on, Tanel äratab mind ülesse, et kast on alla, aga auto ei ole koos, sest et vihm hakkas nii hullult sadama, et vihm käis juba autolt läbi, tuul tõusis, kõik, kõik ramp väsinud. Tegime kohvi, hakkasime vaatama, panime kokku. Kõik on hästi, panime auto käima. Läks murdosa sekund, kui jumala unise näoga Janno peaseadistaja auto juures vaatab otsa mulle. Tagurpidi kõik on, mõtlesin, on. Teeme transport testi, ma mõtlesin, et läheb soojaks, siis kohe teeme. Siis oli, Janno tuli arvutiga ära, tegime transport testi ära, kõik toimib, kõik on õige, kõik on hästi. Ja minu õnneks oli pühapäeva hommikul viimane kvalliring, sest registreerida saab kuni kvalli lõpuni. Niimoodi, sa saad lihtsalt kvalli sisse lennata. Jaa, sa saad põhimõtteliselt... Kuni kvalli veel kestab. Jah, kuni kvalifikatsioon kestab, et põhimõtteliselt viimase ringi alguseni saab veel regada. See oli sellepärast edasi lükkunud, et laupäeva hommikul oli märg või? Ja osaleid oli nii palju ja pühapäevaks lubas ilusamat ilma, et oli nagu seda ajalist hakanud teha. Mina jooksin registreerima, sain ära regatud tehnilised asjad. Kõige naljakam oli see, et ma tehnilise tegin ennem ära, kui ma selle autoga olin üldsegi meetrit sõitnud. Nagu reaalselt. Ja sai see sõit ära tehtud ja kvalli viimasesse ringi Outlaw klassi viimasena sain peale. Kõik, ma ei hakka neid kõik emotsioone isegi pealt meelde tuletama, et see minu 45 minutit pikk video, seal on seda emotsiooni küll ja veel. Aga esimene tõmme, kiirenduse autoga on see, et sa ei saa seda tagasilda nagu esimese korraga kunagi paika. See on niisugune ennustamine. Mina panin ta nulli, ehk siis kui kere on nii, siis tagasild on ka täpselt nii. Ja auto kiskus rämedalt paremale kogu aeg. Aga esimese tõmbega tegime 9-0, mis oli nagu üle kõigi maailma ootuste. Tagasi boksi ja ma sain aru, et see raam töötab, nagu see raam töötab nii hästi, ma ütlesin Annole ka, et nüüd kõik jõud, mis sa julged, lajata pähe. Nii palju, kui see õnnetu LS meil suudab teha, sest see, et meil oli mingid vanad rõngad, vanad tihendid, ühesõnaga väga palju paha juppe oli sees. See on alati see LS, mis kestab. Jah, ma ütlesin talle ka, et kõik, mis on, lajata nüüd pähe. Janis veel käis boksist läbi, andis oma soovitusi. Keerisime tagasilla mingisugune 2 milli kaikast risti autoga. Läksime starti Arnoveri vastu, esimene ellikaring. Seda oli teada, et mina kaotan, sest et Arnover sõitis 7-5. Mul elu teine start autoga. Ja ma mäletan nii hästi, Burnaudil vedas külje ära, et ma saan rehvi normaalselt soojakski. Ja räme närv oli sees, sest sild on risti keeratud, rämedalt on rõhku pandud starti, et auto teeks võimalikult palju jõudu, ei tea, mis teeb. Ja mina olin enam kui veendunud, et Arnover tahab minna vasakule rajale, mind paneb paremale rajale, sest et kiirem valib, kummal rajal on. Ja mul oli täpselt selle arvestusega, et kui sild on valesti, lükkab auto ära, siis lükkab mind paremale. Ja siis, kui Andres teatas mulle, et tema tahab ise paremale minna, ma vaatasin selle otsa, siis fuck, mis on? Saad sa aru, et mul on praegu sild selle arvestusega, et kui ta ei töötab, ta läheb otse, kui ta ei tööta, siis auto lükkab ennast rämedalt paremale ninaga ära. Andres vaatab mulle otsa, äkki ikka ei lähe nii hullust, mõtlesin, ma loodan ka. Ja ei läinud. Stardis lasin nupu lahti, pill läks sirgelt. Ja ma mäletan jumast hästi seda, assa raisk jumast hästi läheb, aga mu shift light on ju boksis kasti sees, millal ma käiku vahetan, ma ei tea nüüd.
pärast palusin, et Janno vaataks logist 2, midagi sekundi peal oli käiguvahetus mul tunde järgi 7300 pöörde pealt. Tegelikult oleks võinud 0,2 sekundit hiljem vahetada, et mingi 7500, 8000 pöörde pealt. No jah, see ideaaltingimustes. Jah. Räägis käib kõik nii kiiresti, et seal sa pead visuaali usaldama või? Seal, kõrva ei saa? Ei, vaata, automaatkastiga on see, et turbiin lohiseb ikkagi piisavalt palju, et sul on pööre on pigem rohkem üleval ja siis see kast alles jõuab järgi. Et seal on ikkagist käiguvahetus. Suurem osa meestel on see, et neil on õhuga vahetus, et aju ise vahetab. Minul on mingisugune loll teema, et ma tahan maksimaalselt palju asju ise teha. Et siis ei ole ka see, et kas tehnika feilis, kas seadistaja tegi kogemata mingi näpuka, mis iganes, et maksimaalselt palju saaks keegi teine mitte süüdi olla. Et ongi see, et kas mina teen vea, mitte ei ole see, et tehnika feilib või mis iganes vaata. Oota, aga mis seal edasi siis, kuidas siis läks? Läks nii hästi, et peale 200 meetrit ma tundsin, et auto ei vea enam. Pööre on kõrgel, aga ei ole seda minekut enam. Aga finišis oli 8.4, oli ajaks isiklik rekord minu jaoks. Ja pärast logist tuli välja, et turbiin lohises 18% läbi. Et see turbiini seade või see, kuidas see turbiin on ehitatud, ei sobi ikkagi liimirajale. Stardis ju auto läks niimoodi minema, et ta oli niimoodi risti mul. Et eest oli peaaegu üks ratas maast lahti, sest et kiiruga asju tehes ikka midagi unustad ära. Stabika kont ei kinni panemata. Sellepärast ta keeras kere nii paindesse ära. Jällegi driftimeest ei saa välja võtta, eks ole sinust. Ja, ei, selles mõttes ta ei laperdanud, aga kuna tagapool stabikat on talasild, siis ta keeras nagu mõlemad rattad olid maas, aga ta keeras selle silla nagu kere. Sul lihtsalt auto peab mingi koha pealt olema see sõna külg kuskil sees. Kas külg tõuseb või külg läheb ette, aga külg on sees. Ja seal oli neid pisi asju veel ja tegelikult kuna turbod olid ka tegelikult nagu nii otsas füüsiliselt omadega, siis ei tulnud ka seda rõhku, et tegelikult neid valesi asju oli nii palju ja tuli nii hea aeg ja nägid, et auto kere töötab ja kõik on õige. Juba kui ma hakkasin silda tegema, siis ma nägin seda, et silda tehakse 2 jaos ja siis kui silla nurka paika keeratakse, siis ta peab olema pinge all, ehk nagu oleks autoratastel. Ja see hetk oli mootorkast oli 0,1 kraadi, kardaan 0,1 kraadi, tagasi 0,1 kraadi, ehk siis ideaalselt jooksis sirgelt. Ma natuke keerasin teda ära, sellepärast, et see, et kui jõud järgi tuleb, siis ta alt lükkab, üle alt tõmbab, et siis ta tõmbab ennast täiesti nagu heaks. Aga seda oli näha, et nagu see kõik töötab, pärast garaažis sai veendunud, on nagu sellega ka kõik hästi vaata. Et see raam on tõesti hea, töötab ja nüüd on nagu, meil on väga hea, nagu tõesti väga hea vundament, mille pealt nüüd edasi minna, nüüd see tehnika korda teha, nüüd hakata seadistama. Ja nagu... Et hea oli paar aastat ohverdada, need olid nagu olulised aastad, mis ohverdada sinna. Jah, et ühtepidi see oli väga valusad aastad, aga teistpidi see pahatihti... elus ka niimoodi, jah? No jah, pahatihti ongi see, et ükskõik kui palju sa isegi, kas sa kuulad teisi või sa ei kuula teisi, kas sa loed, siis mingid asjad sa pead ikkagi nagu omal nahal vaata kahjuks kätte saama. Aga kuhu siis nüüd selles mõttes edasi, et kas Outlaw'l on indeks ka? Outlaw'l on, Eestis on indeks 7.5. See on raja pärast või? Ei, see on klassiindeks. See on klassiindeks, mis on siis ohutuse baasil. 7 sai ehitatud 6.0 vastavaks, nagu raam. Et mõte oligi see, et on meil kõrgem klass üldse olemas? Jah, meil on Eestis siuke klass nagu Outlaw Extreme, mis on 6.5 indeksiga. On seal sõitjaid ka? Potentsiaalselt oleks, aga veel mehed ei ole läinud sinna. Veljo võtab siis hoogu maha või läheb Eestist välja sõitma? Ei, Veljo tegelikult, suuresti Veljo pärast see klass tehtigi. et Veljo saaks minna ja lajatada. Et tegelikult nüüd on Riivo on ka jõudnud sinna maani, et Riivo suudaks seal klassis sõita, sest ta Maltal sõitis samamoodi 6 ära. Okei, aga sinul nüüd on praegu auto siin tükkidena peaaegu laiali võetud. Tead, aga meil on aeg tõesti otsas, et sellest autost me täna ei räägi, aga tuleme teeme garaažis. Rõõmusuudis on see, et meil on ju tegelikult kokku lepitud, et me teeme Petrolheadsiga ühe garaažikülastusepisoodi, et siis me saame sellest autost rääkida. Ilmselt nii on kõige, jah. Nii palju veel, et nii vähe või palju, kui ma olen ise YouTube'i mingeid asju teinud, siis sellest autost on seal midagi, et saab, keda nagu päriselt huvitab, saab vaadata. Just, visake Harri kanalile pilt peale. Absoluutselt, jah. Mis nimega see täpselt on siis? Harri Veldbergsi motosport, nagu ikka. Nii Facebook, Instagram, YouTube. et jah, nüüd ongi vaja mõni sponsor leida, auto kokku panna ja siis see aasta saaks minna teha selle 7 ära ilusti.
usume, et see tuleb ära ka. Ma usun ka, arvestades, kuidas kõik asjad sul on loksunud tegelikult iseenesest väga positiivselt paika, siis ma olen üsna kindel, et see ka loksub. Aga Henri küsib sult veel ühe meie viimase küsimuse ka. Mis on see üks asi, mida ei tohiks oma autoga kunagi teha? Ma teadsin, et su küsimus tuleb, ma mõtlesin väga palju selle peale. Iga kord lööb see küsimus kõigil jalad ma tegelikult isegi ma avastasin seda, et kui ma hakkan seda mingeid asju ütlema, siis väga paljud inimesed saavad väga pahaseks ja siis ma sõnastasin selle enda jaoks teisiti ümber, et lugege ise ridade vahelt see välja, aga mina ütlen seda, et inimesed võtke kätte ja tehke oma kätega rohkem. Nagu ärge kartke failida, ärge kartke ümber teha, vaid tehke ise rohkem. Et ise oma kätega ägedamaid asju, et pigem nagu sealt saab aru, mida ei tohiks siis. Vähem minu arvamusena. Selge pilt siis. Väga hea nõuanne. Aga aitäh sulle, Harri. Ja aitäh teile vaatamast. Like, share, subscribe. Aitäh loomulikult Glass Drive'ile ja Baltairile. Ja kohtume järgmisel neljapäeval.